6. käik. Ikka grill, ikka hea hind. Ikka grill, ikka hea hind. Kõik, mis vaja grilli peale või grilli kõrvale. Ikka Maximast. Ja buonasera, Giorno del Rally Sardegna è finito. I studi sono Elio Rallor de esperto Roland Poom. Et ma räägin, ma olen ülikoolis ikkagi õppisin pool aastat või aasta itaalia keelt, et ma natukene lugedes ise ei saa midagi aru. Aga miks me siin seda itaalia keelt räägime, sest loomulikult Sardiinia ralli avapäev ja avapäev, no selles mõttes see oli avapäev ikka suure aada, sest et juhtus hoidju palju ja võtame selle siis kolmekesi, mina Elio Rallorand, nagu te itaalia keelest aru saite, siis minu vastas ekspert Roland Poom, nagu te aru saite ja siis no loomulikult, et see Sardiinia saarel Sardiinia naiste suur lemmik Lõuna-Eesti müratarru Kaspar Ruus. No tervis, Kaspar! Buonasera. Ma rohkem ei oska itaalia keelt. Uno pizza, por favor. See on juba hispaania keel. No vaat, ei saa ärattu, see on solvav. Aga teatud, me võtame selle rallipäeva kokku sellisest seisust, et päeva lõpud võitis Ogier, teine Fourmaux, 3. Tänak, 4. Pajari, 5. Rompera, 6. Evans, kuskil seal raudel on Ratsuta ja siis juba on ralli 2 mehed. Aga tegelikult tahaks alustada üldse sinuga sellisest teemast, Kaspar, kus sa oled koha peal. Räägi see Millener, mis juhtus ralli teisel katsel, mille nimeks meil oli teatavasti Delti Gallianus Perkida, et seal kõigepealt sõitis välja, ma nüüd ajaliselt võin eksida, kõigepealt tõmmas Munsterratta all kõveraks ja hiljem selgus, et katkestas, siis McErlan tegi sellise apsu, täis õrnalt traavis ja jäi tee kõrvale kohe ja Sesks pani väga kiirel kurvil teelt välja ratuse peale põllule. Ja siis tulid ajakirjanikud sellised nagu Kaspar Ruus läksid sinna Milleneri ette. Tema tahtsin küsida, et no meil pole sellist asja ikkagi ammu olnud, et ühel kiiruskatsel põhimõtteliselt sa oled mitu nädalat valmistunud, testinud ja sul teisel kiiruskatsel on selge, et sul kõik 3 sõitjat on tee pervel ja sa põhimõtteliselt reede lõunal tuled sinna inimeste ette, et meie M-spordi ralli on läbi, et mis olemisel see Millener oli, mida ta rääkis ja kuidas see üldse see meelolu seal oli? Ilmselgelt oli ta ülipettunud ja kurb, aga selles mõttes au mehel, et ta andis väga nagu okeilt intervjuusid, vaatamata kõigele, et kogu ralli läks pekki ja no isegi Serde Riivis oskas oma tempoga ära lõhkuda ennast, et ei ta oli väga pettunud, jah, seal üks prantsuse kolleeg nägid, et ütles, et tahaksin nagu mingis muus olekus ka näha, siis ta ütles, et jah, it is what it is. et noh, see sama, mis ta kirjeldas või mis sa juba siin ette lugesid, et kohe peale Portugali pool tiimi läks testima, pool tiimi möllas mujal, kõik valmistusid ja siis 10 minutiga tutkit. Et jah, no homme ma sain aru, et põhisõitjad, eks siis Munster ja Mäkkerlin peaks stardis olema, aga Sesks pigem mitte, et hoiavad siin saastavad, ütleme, ressursse ja hoiavad Kreekaks lätlase õnnetut aasta jätku. Aga ei, ta oli ilmselgelt oli pettunud, aga jällegi, ma tõesti kiidan selle eest, et ta väga, väga okeilt vastas ja suhtles nagu meediaga ise väga, väga normaalselt. Rääkisid ju Ott Tänakur, et mis töös see Ott Tänak lõunal oli, et tegelikult hommikune, et me räägime siis esimesest läbimisest eelkõige, et hommikul ta edada selle masinaga liialt sõbraks ei saanud, ütleme nii, et ta ütles, et kõik need head ajad, mis tulnud on tegelikult tulnud ikkagi suure võitluse pealt, et selle Portugali eufooria, olgem ausad, mis kõrvalvaatajatel minul on, et sellest enam midagi alles ei ole, ikkagi hoopis teine ralli ja ega midagi sellist rõõmustavat liialt selles plaanis ei ole, kuigi eestlane on jätkuvalt ikkagi väga kiire mees. Jah, nad ütles juba Portugali järel, et pole ainugi, mis Sardiinias saab ja eile ralli eel ütles ka, et me tegelikult algab nullist ja selle sama asjaga, millega Portugalis siin ei saa lõõma minna ja nii ta kahjuks on, et see sama teine kiiruskatse, mille ta ju võitis, seal ta pani üli
korraliku nii-öelda paugutamisega, et noh, sihukest 16 katset on ju järjest, ütleme, raske teha, et keeruline on, vähemalt konkurentsis ja tegelikult on ju homme, mida püüda küll, ega see Formeau ei ole kaugel, noh, Ogier, tema oskab oma esikohti manageerida, aga ega tema ei ole ka kaugel ja noh, juhtuda võib ikka. Et siuke meeleolu, ma ei teagi, tõsine, pikk töö veel ees, et ega siin No see Colin Clark on alati öelnud, et ta ei karda maailmas mitte ühtegi asja välja arvatud Ott Tänak. Ott Tänak on küll veidi täna olnud selle piiri peal, et kus ta ei ole, vaata eelmistel rallidel on tal olnud selline muhe, no isegi kui ei lähe hästi, siis tal on selline muhedus sees olnud. Aga sel korral mul on tunne, et ei saa seda autot täppa ja nüüd see amort ja läks, et ta on seal põhimõtteliselt on ikka päris mitmes katsefiniši intervjuus ikkagi nähvanud ka, et mingi loll küsimus on, siis on tunne on hea ja et tal edadal see meeleolu liialt rõõmus ei ole, kuigi tegelikult on suures mängus. No suures mängus on, aga eks ikka tahaks nii kindlamat või rohkemat või et ei tuleks nii piiri peal kõik, aga jah, eks tuleb lolle küsimusi vältida ja siin varsti kui me nüüd saate lõpetame, siis või kui mina kõne lõpetan, siis ma siin setting juba vaikselt sinna rallipargi hooldusala poole või selle meediatsooni poole jälle. Jaa, et see kahjuks või õnneks muidugi sinu kuulsa tulevus on just lollid küsimused elus, aga räägi, kuidas see rallipäev üldse olnud on, et eks nad seal Olbiast kuskil, mis ta siis ilmadaar on, läänes tulevad sealt põhjast alla, et mis sul see päev seal olnud on, et kas oled jõudnud soomlastega käia ratsetel või oled niisama seal süganud ennast ja vaadanud Jaan Martensoni kombel meediapargis ratseid? Ei, sommidega ei ole jõudnud seekord katsele. Ma eile käisin seda testikatset vaatamas, aga tööd teinud, vaadanud, nautinud kohalikku kööki ja lõpetuseks, et professionaalne muljaks siis ikkagi tööd teinud. Ja ei, tubli ei oled, me oleme näinud, et lood on tulnud järjest, et nagu masin. Ja on ka salvesel asju, võib öelda. Mis siis Freed Arturit millega siis on sinu jaoks parim elamus olnud? Sorry, ma ei kuulnud praegu, ma ausalt ei kuulnud. Ei, mis need Freed Arturit millega siis on olnud see parim elamus sinu? Ei ole söönud. Pitsad, pastad, erinevad pastad, tiramisu, mõistad sa? Mõistab, sa ei mahu sinna... Saia peale ikka. Sa ei mahu sinna lennutusi istuma, kui sa tara sõidad. Anna üldiselt, Anna siis võtta see päev kokku, päris pöörane ja avapäev on olnud, et see kiiruskatse, see 2. ja 5, see on ikkagi nagu haige leid olnud ju. Ja, ei, mul ei meenu ühte konkreetset katset, mis 6 ralli ühte, ütleme 4 päris maha niidab ja 2 tükki sisuliselt maha niitis, et see on päeval ikka väga kõva vürtsi juurde ja väga kõva pitseri, mingit pidi. Aga ei, muidu täpselt see, mida Sardiinias võis loota ja tahta, et üli tihe heitlus, üli huvitav heitlus ja samamoodi, ütleme, päevakommentaari ei julge viimase katsele kirjutama hakata, et äkki peab jälle nagu Portugalis kõik ära kustutama ja uuesti alustama. Aga mis veel on meeldinud, ei ole küll telepilti jõudnud, aga Virves ja Jürgenson vaat ka päris hästi, et Jürgenson oli vist 4. ja Virves 6. enne viimast, et see, eriti just see Jürgensoni tempo on niisugune, ütleme, meeldiv üllatus andnud ja Virves paistab, et siiamaani on ka nagu asjad sujunud, et ma siin õhtul nüüd loodan nendega jutule saada. Jaa, selle Jürgensoni üle on ka hea meel. Palju üldse tänaseks, ma eile küsisin, palju seda rallit linna peal näha on, kas see ralli, sa ütlesid eriti ei ole veel, kas tänaseks on Ulb ja linna üle võtnud rallifännid ja mitut Eesti lippu sa näinud oled näiteks seal ringi liigeldes? Ega tegelikult telepildis ei ole, mis telepildis? Linnapildis ei saa ikka väga aru, et ralli toimuks. Jah, siin sadamas sa saad aru ja paar silti on võib-olla kuskil nagu nii-enda liiklus puudutavad silti, aga
aga ega sellist tegelikult puhtalt linnas olles kõnnitsid, astud sellest meediakeskusest pargist välja ja täiesti tavaline. Turistid käivad ringi, mõnel näed selliseid Virtsa särke või Virtsa fänninänni seljas, aga muidu otseselt sadamust kaugemal väga aru ei saa, et ralli toimuks. No võt. Võtta välja ja vahel, kui autod kas ralliparki sõidavad või väljuvad ja siis lihtsalt seda ralliauto on müradunud ära, aga muud ei ole. Vot. Aga sellele võtame Riisura sellised 10 minutit ruttu, et enam ma ütlen ausalt, et tegime seda ratset, võib saadet, teeme kohe selle viimase kiiruskatse järel, et sellepärast, et ma saan aru, Kaspar Uus peab minema intervjuudele, Roland Poom peab minema last madama panema ja peamine põhjus on see, et ma tahan jõuda jalgpallile, olgem ausad, et natuke seda tempot on peal. Tule, okei. Jõudu sulle sinna ja kuna sa uus Jaan Martinson, siis eelkõige tarkust. Jaa, teeme nii, kes suhtleb homme jälle. Kuule jaa, teeme nii. Tšau. Hüva. No võt, sa oleks pidanud Ciao Bella ütlema ikka, aga näed, sa unustasin ära oma itaaliakeelse suure sõnavara, et nii, alustame seekord, teeme tiimide kaupa, et võib-olla on me selle M-spordi kaasluse, me peame ikka läbi võtma, sinu suur sõber Martin Sesks, alustame sealt, see teine kiiruskatse, mille ma alustaks üldse sealt. See kiiruskatse esimest korda MM-rallidel, varem Sardiinia kohalikel rallidel olnud. Ma väljas ütlesin ka, et see on põhimõtteliselt mingi Rally Estonia tee lõikad pooleks ja siis antud ruuma, et nii kitsas. Et sa võid selle oma, et vist, nagu sa ütlesid, et see Saaremaa on võib-olla hooti midagi sarnast. See on täiesti pöörane. Sa vaatad seda pilti ja sul põhimõtteliselt 10 cm eksid, sul on juba võimalus, et sul on finitona. Jaa, sa küsisid, et kas ma olen midagi kuskil sarnaste teede peal sõitnud. Ma tükk aega mõtlesin, ütlesin, et ei ole, aga siis ma ikkagi suutsin välja mõelda, et ma arvan lõike on tõesti leida Saaremaalt, kus on raju tempo peal ja nagu raju kitsas ja seal on need vägevad Saaremaa, need madalad kiviaiad. Et sellepärast või selles mõttes see Oti kommentaar ralli eelselt, mis ta ütles, et Saaremaa juured tulevad kasuks siin, et täitsa nagu pädeb. Vaat see katse oli küll midagi sellist, kus seda jutumärkides koduväljaku eelist oli võimalik ära kasutada ja 3,3 sekundiga katse võid ka sellelt katselt, et SS2-lt siis. Et pole see on katse, mille sarnast nagu kalendrist väga ei leia. Et sellise iseloomuga, et kitsad rallid on kitsad rallid, aga kiire ja kitsas, see on juba selline raju ja nagu nii kiire. Et ütleme, seda katset vaadates, kui see hakkas, oli näha, et siin peab juhtuma, siin lihtsalt peab juhtuma, see ei ole reaalne. Kas sul rallifännina, alustame sealt, meeldib, et selline kiiruskatse on? Et kas ta on nagu äge või pigem see, et sealt, see ju lõi selle ikkagi M-spordid kõik rivist välja, pigem on, et too much. Ei, see katse peaks olema, see on ülilahe. See, et nad M-spordid sinna ära parkisid, kõik see on sõita viga lihtsalt. Et vaata nüüd, kuidas sõitis Ogier seda katset. 6 aeg. Mees teadis väga hästi, kus tuleks nagu hoogu maha võtta. Noored kuked ei teadnud, kus hoogu maha võiks võtta ja mindi rallit võitma sinna katse peale lihtsalt. Kas sa rallisõitjana ütleks, et on äge, et selline asi on ravas või pigem ütled too much? Ei, igal juhul lahe, et see on ja ma arvan, et see annab võimaluse. Võib-olla oleks parem, kui selline katse oleks teisel päeval. Ehk kui on juba mingid vahed sisse tulnud, et SS2 vahesid ei ole, aga kui meil oleks näiteks SS8 11, kus on ikkagi mingid vahed juba sisse sõidetud, siis see katse on see katse, mis annab võimaluse teha seal selline 5-10 sekundit vahet julgelt ja kui on mille nimel võidelda, siis hakkad neid riske võtma. Aga ütleme, SS2 puhul ta oli natuke see võib-olla liiga vara, et võib-olla ei olnud väga soojaks saadud auto, ei olnud võib-olla veel kõige paremas seades ja nii edasi, et selles mõttes osaliselt nõustun, et natuke liiga vara sai see purakas sinna rallile pandud. No võtame need M-spordid läbi ka. Meie Läti sõber Sesks, mis ta sai siis 20 kilomeetrit
ja nüüd tuli ametlikult vahepeal, kui me siin rääkisime, tuli see teada ära ka, et finito, et homme stardis ei ole, ralli läbi. Happu värk, kui suur see haps oli, et väga kiirest kurvis, hüppe järel natukene, mis maandus valesti. No, üliväike viga. See on lihtsalt marginaalne, see on sentimeetrid. Kõigi puhul me saame öelda, et on sentimeetrit viga, aga ikka päris uljalt läbi aia põllul ära. Ja. Ma olen teinud ise ühes väga sarnase väljasõidu. Oli kuskil Lätis, ma pakun aluks talveralli, kus täpselt samamoodi parem kurv üle nukki, kergelt vasakuga vasta valli. Ja mis selle hetkel lihtsalt nii-öelda persetunnetusega peaksid seal nuki peal juba õhus aru saama, et või kui auto on kerge, et rattad tuleb pöörata paremal ära, aga kui sa ajad sellega juba nagu gramm, see on nagu millisekundi jääd hiljaks, siis on minek. Kui sa suudad ära reageerida ja keerata selles, kui auto on kerge, keerata rattad juba ära õhus, siis on mingi võimalus veel. Aga tema puhul oli paha see, et see aed seal oli, mis nagu tõmbas ta sisse. Kui seda aeda ei oleks lugu täiesti teine, ma arvan. Sesks enne seda splitis oli Ožeega samas tempos, Neville'iga samas tempos, aedlasem kui Tänatud, kõigis kiirem. Pani üle? Jaa. Vaat, nüüd ongi see koht, et kui see koht poleks nagu see konkreetne nukk poleks teda ära püüdnud, siis mingi järgmine koht oleks ta võib-olla ikkagi ära püüdnud. Et kuna see katse on nii raju, siis selle hooga, Seski kogemuse pealt, eriti ka Sardiinia kogemus, see on ka minimaalne, et oli palju, lihtsalt peab ütlema ära, et oli palju, et SS1 võib-olla natuke lubas, sest tegelikult SS1 oli väga tubli tulemus, 7. aeg, kaotus 9,7 McCurlaniga, suht võrdselt 4 sekki vahe, taga olid neid esimesena startid, Katsuta ka selja taga ja Rovanpera selja taga ja et täiesti okei esimene katse, aga ilmselt ta vaataski, et ega ei pannud veel vaata, et nüüd võiks panna, et katse ka võib-olla kus proovida, et läks paljuks, polegi rohkem midagi öelda. McCurlan on tegelikult sama lugu, et tegelikult tuli sealt splittidest ka üsna okeide aegadega läbi, aga see oli ka täiesti niimoodi kurvis käies, ma arvan, iga sõita teeb niimoodi kurvis, aga tema teis seal kurvis niimoodi ära, et finito. Kahju, tegelikult see McCurlani esimese kiiruskatse aeg, kus ta oli ju selline Tänatud võrdne. Tegelikult tüttis, mitte lootusid üles, aga vend ikka jälle näitas, et on sõidumees ja siis kohe . Ja tegelikult ega see ralliga paberi peal sai räägitud, et talle peaks see sobima, sest ta on ka Rally 2-ga väga okeid tempot siin näidanud. Kogu selle jamaga ongi lihtsalt kahju see, et oleks tahtnud näha, kuidas see areng siin katsete vahel läheb, vaata, et see, et see lõpptulemus, savi sellest, aga oleks ägealt jälgida lihtsalt seda, kuidas need noored kutid katselt areneksid. Need kui juhtub, oleks võinud juhtuda 5. mitte 2. katsel. Ja natukenegi oleks näha, jah, just. Ja Munsteriks, et Munster on nii palju sõitnud ja nii palju mökerdanud, et ei vääri võib-olla minutit. Ja, et kui Sesksile ja McCurlanile veel, võime veel kuidagi andeks anda, et raju katse on ju. Et oli ka, kui seal ässamad vennad paid ka Neville ja Katsuta, et siis neile annaks andeks Munsterile juba natuke, nii väga ei tahaks andeks anda, aga mis seal ikka? Ja kuule, see Heiki küsis, et üks Treki härrasmees jäi ette ja tolmutas Rosseli ees, et kas sellisest olukordadeks ei ole lubatud tiimi ja sõitja vaheline suhtlus? On küll, on lubatud. Aga miks siis tiim ei öelnud, et võta kõrvale puhtatorre ja lase Tanat sõiti mööda, sest see Rossell ütles Tanat, et see oli ohtlik, et see oli ohtlik, mul oli ohtlik sõit, ma jäin peaaegu seisma, et see on ju täitsa pööranud, ta oli nii näost ära, et mida perset. Et sul see Serderiidis seal tolmutas ees, milleks? Ja, täiesti nõus. Ja tegelikult tõenäoliselt see info peaks laekuma, ma eeldan, kuidas see protseduuriliselt võiks välja näha, et siis ralli juhtkeskus, kuidas seda iganes kutsutakse, annab märku meeskonnale, et palun anna info edasi, sest see keskus ise ei saa anda muud moodi infot edasi, kui ainult nii-öelda kepsu peale midagi kuvada, mingit infot. Aga see ekraan on seal suht põrandal, et seda sõita ei näe. Ma arvan, et see saab ainult niiviisi toimida, aga ma ei tea, kas kui meeskond ise näeb olukorda, hindab, et võiks lasta mööda, kas ta võib seda teha ilma, et ta on seda nii-öelda saanud kinnituse kuskilt kõrgemalt.
aga igal juhul seda oleks pidanud tegema ja tegelikult sellega, et seal oli nagu aega, et seal oleks võinud ka tegelikult see, kes rannib seda PH Sport vist rannib seda Rosselit, et ka see meeskond tegelikult oleks võinud kähku midagi ette võtta, et see info jõuaks Serderiidiseni. See ei olnud näinud hea välja. Me arvan, me oleme M-spordile kulutanud juba liigi palju aina. Räägime ikkagi meie meestest Tänat ikkagi tundus 5. ratse järel, kui Neville oli välja sõitnud, et läheb, võtab võib-olla selle esikoha ära. Aga mis oli meie suurim oht, hirm, kui me siit eile ära läksime, et kas Hyundai ikka peab vastu ja eks ta tuli ikkagi viimase katse finišis tõenäoliselt jutuga, et amort on tühi või amort läks või midagi läks. Eelmise katse lõpus juba, 5. katse lõpus. Et tegelikult terve 6. katse sõideti ikkagi siis tühja amordiga, et ka nii-öelda gaasibaloon oli tühi. Et ei pea ikka vastu. Ikka mingi väike japs peab olema, et see mõttes kahju. Ja ei ole nagu vaata korduvat, selles mõttes korduvat, kogu aeg on nagu midagi uut põhimõtteliselt. Põnev. Ühe asja lapid ära vaata ja siis järgmine asi läheb, et mega kahju, aga jumal tänatud, et see kaotus ikkagi oli piisavalt väike, et nagu ei ole traagikat, et kui langeti küll 3., aga 7,3 sekundit vahet, ei ole nagu suurt traagikat, et me teame, kui see auto sõidab, kui seadistus on enam-vähem, siis pole mingit küsimust, et Ogieri ja Formoga on teine lugu, et Hyundai meeskond tõenäoliselt äkki võiks selle switchi ära teha küll, kui tekib olukord, et Formo peaks olema mõttest eespool ühel hetkel, et nii on. See oli jah, seepärast ei olnud mehed löödud, et tulid sealt üle finiši ratse, siis Järveoja rääkis, et nagu Rossikaardi autore, et üles-alla reib, et seal selline pool humoorikas jutuajamine oli ikka oma vahel, et Järveojal ka oli selle äratundmine kohe, et vaata, selline asi. Viisi otta ainult hüppab. Aga mis seal Tänatu pool rääkida täna? Näitas väga, see on nagu Tänaka pool tegelikult võib-olla isegi lett arvata. Tuleb uus katse, SS2 ja lajata, see võttis ära vahe. Ja siis oli muidugi järgnev SS3 oli muidugi, kus sai jälle 12 sekki. Mis see probleem seal oli? Mul jäi kuidagi kõrvust mööda, et ei olnudki midagi. Just incredible struggling in car. Ja ma just tahtsingi küsida, kuidas nii on, et mingid katsed nagu, tegelikult see teise kiiruskatse, kus ta ikka põrutas kalendriga peaaegu, et seal ta ütles ka, et et üldse seda tasarolu ei ole, et nii viimasel piiril täitsa punases sõidan, ja siis 3. katsel öelda, kuidas need, et tundub küll, et mingitel kiiruskatsetel justkui annab sõita selle Hyundai ja siis mingitel vist ikka ei anna ja ikkagi selline seis on, Ott ei ole väga sõbraks saanud selle autoga, et ta vist ikkagi see, et ta üldse finišisse jõudis, on täna juba asi, et sest tunnen küll, et ta laseb seal punase piiri peal päeva, et üldse mingit tulemust saada. Ma arvan, et see loogika on see, et SS2 oli lihtsalt niivõrd raju, niivõrd keeruline, kus ta suutis enda sõitja eelist ära kasutada teiste ees. SS3 on katsi iseloomu mõttes ikkagi selline laiem, sirged, kurve ette näha ja sõitjana nagu lihtne sõita, et seal teha ütleme lihtsalt viisakalt sita autoga head tulemust. Lapsed kuuled. Okei, vabandust. Kell on meil 20, pane kell 22.00 eetrisse. Et ma arvan, et see vahe tulebki sealt, et ta kasutas ainult puhtalt oma sõitja eelist ära SS2-le. Räägime siis ka Thierry Neuvillist. Mees, kes ei võitnud ühte kiiruskatset hommikupoolikul. Aga tegelikult 5. kiiruskatse lõpuks me olime seisus, või 4. kiiruskatse lõpuks, et näpud püsti. Sinu unistus, sinu... Minu ennustus oli tegelikult väga reaalne, aga ma ei arvestanud seda, et Neuville teeb... Ma ei tea, mis see oli see aps või? See oli nii minimaalne aps. Täpselt samamoodi, see on nagu mingi sentimeetrid. See oli täitsa, ma ei saanud isegi aru, mis käiski vist aias kuskil korraks ära. Puutuski sellist saaremaalikku madalat kiviaeda. Ja kõik. Ja raju oo pealt. Et selles mõttes tegelikult oli õnne, et see niimoodi lõppes on, et seal oleks võinud igasugust nalja tegema põrkama hakata ühele poole, teisele poole rullima. Ja ei, see, et see on jah, ma tahtsin ka seda ise öelda, et täitsa pööran, et see auto tegelikult ikkagi nagu jäi sirgeks, et 185-ga käi aias ja siis... Väga ohtlik, väga ohtlik olukord. Aga... Neville enne seda just ütles, et kui tal oli nagu mõnes mõttes tänatud vastupidine, et ta just ütles, et ma kuidagi autoga on hea flow saanud ja et just hakkab tulema. Ja oli kuidagi selline
hommikul, kui ta oli esimene kiiruskatse tuli, ütles, et tal äkki tuli teise ajana, ma vaatan korraks, mis see lõpuks sai. Ta tuli sellise ajana, et mis oli päris hea. See oli paremuselt seal kiiruskatsel ja oli teine aeg. Väga hea päev oli. Ja ta alustas, avaratsel ütles, et laiastades ta ei ropenda, ta ütles, et perset mul teine aeg, mul üldse tunnet ei olnud ja üldse ei tulda, ma tean, et ma suudan märgatult kiiremini. Et tal ja siis ta leidis selle kiiruse ja just oli selline, et Neuvilli, siit annab Neuvilli hooaeg peale. Jaa, kõik. See 10 sentimeetrit ja sul on kui siin ees väga paljude eest ära ei pudene, siis mõnes mõttes tema hooaeg. Kas sul on EVRC lahti, et vaadata, millal oli Neuvilli viimane katkestamine üldse? See ei olnud kindlasti eelmine aasta. Sest eelmine aasta ta pani ikka ülistabiilselt, võttis oma tiitli. Et see mees nagu, ütleme, statistiliselt ei katkesta. Ja seda enam see tundus nagu täitsa üllatus, et sinna ta jäi. Aga ja nagu sa öeldud, et see viga oli lihtsalt nii pisikene, natukene, ütleme, paar kilomeetrit tunnis võib-olla väiksemad tempot sinna kurvi kanda ja ta ei oleks nii palju ääre peale läinud, et ülikahju ja kõige rohkem on kahju selle pärast, et täna on nagu Hyundai'l keeruline. 3 autoga oleks seda oluliselt lihtsam neid punktelt koguda, et 2 autoga nüüd tuleb ikka hakata ühel hetkel kalkuleerima, et kes võib sõita ja kes tegelikult peaks nagu turvama. Sa võid arvata isegi, Neuvilli ühe korra eelmine aasta jäi esikaheksast välja, et ta tuli lõpuni selle superralliga. Mis ralli eelmine oli? Aasta või? Eelmine aasta üks ralli läks ta laia taha. Appi, ma ei oska isi pakkuda. Ma tahaks pakkuda mingit Soomet, aga ta on ka Soomes sõitma hakanud. Soomes ta oli teine, aga see oli Sardiinia. No võt, see oli trikiga küsimus, pead läbi ammustama. Sa siin õhtul uimane. Aga selles mõttes on Appoiteri sujuvalt minnes üle Purmoo suunas. No, mis me ütleme? No ütleme seda, et seda, mida tegema peab. Sest tegelikult tema sai info SS mis siis oli? SS5 oli see või? Ei olnud. Mis katsel nüüd Neuvill ära vajus? Ikka SS5. SS5. Just. Et tema sai selle info enne 5. katse starti kätte, et Neuvill on väljas. Ja ütleme, arvaks, et mentaalselt nüüd tuleb nagu voog maha võtta. Me toome tiimipunkte siit rallilt. Aga 3,8 sekundit katsevõitjast Kalle Roomperast maas. No mega hea tulemus ja kohe liikus ralli liidriks. Et tundub, et ta hoopis mõtles, et okei, nüüd ma pean hakkama võidu sõitma. Nüüd ma pean hoidma lippu kõrgel. Aga päeva lõpuks andis muidugi ära, teine koht, esikohast 2 sekundit ja oma olemuselt ta ei ole olnud kordagi ülirahul, aga ta on olnud selline kaalutlevalt selline stabiilne või mõistlik, et ta on kuidagi sellist rahu olnud, et ma ei ole, midagi ei ole halvasti, ei mul nüüd hästi välja, mul pole ka mitte midagi halvasti. Aga võib-olla on ka see, et tegelikult see pressure on maas, vaata, mida me eile rääkisime, et ta alustas, meil peame kõik võrdsed olema, ma võin tiitli peale minna sõitma ja sai aru, et seda ei juhtu see aasta ja nüüd on see pressure maas ja nüüd ongi see hetk, kus tegelikult kui ta ka ei too neid tulemusi, ta ei too katsevõite, siis tegelikult on see kõik seletatav ja seletatav sellega, et temal on eesmärk tuua tiimi punkte. Et nüüd, kui ta sõidab, siin saab mingi 5.-6. katse, et nüüd ei pea vabandusi otsima hakkama, vaid nüüd võib lihtsalt öelda, et jaa, ma tulen turvaliselt. Ja lähme siis ka Toyota juurde. Nii me jõuame alles nüüd ralli liidrini Sebastian Ogierni, kes minu meelest tal on selline ma ei ütle, et kui tänaku võib-olla ikkagi liiderin lõpetab päeva, aga täpselt selline kontrollitud, et esimesel katsel oli see põrts kohe parim aja, siis see teine on see nõdrameelne katse, kus kõik jäid kõrvale, nagu sa ütlesid. No oli nõdrameelne, seal vaatad seda, see on ebanormaalne. Et seal ta oli 6, eks ole, ta ütles ka, et mul on veel rehve järgmiseks, seal ta jälle tegi see 3. Siis olid 3. ajad ja siis päeva lõpuks, eks ole, tal oli vähe teistmoodi rehvi valik ka kui Hyundai'tel ja selline kindel katsevõit, kindlalt esikohale tõusmine, et No täiesti nii nagu Sebastian Ogier on, maailmameistrilik sõit. Eriti jälle tahaks välja tuua selle SS2 ja SS5, kus SS2, nagu sa ütlesid, 6 aeg, täiesti kontrollitud sõit, siis SS5 3. aeg ja kaotus 1,7 sekundit ainult, ehk
turvas, kontrollis legendi ära, vaatas, et kõik oleks korras ja teisel ringil võis panna. Väga lihtne ja jäi ka veel reffe 6. kiiruskatseks, millega võttis katsevõidu. Ja kui sa vaatad, mis on nagu Ogieri taktika alati, siis ta mängib päeva viimase kiiruskatse peale, isegi võib-olla selle viimase mingi kolmandiku peale, kus refid on juba läbi ja siis tema mingisugust refi strateegiat teinud, kontrollid mingid päeva jooksul mingid olukordi ja siis ta võtab ikkagi. Mul mingil määral mul meeldib see, ma ei tea, vaata, kui see 10 aastat tagasi, kui see Ogier Torref võitis, siis ta ajas otsele, ta oli minu jaoks on ikka lööb ja Ogier on selline ralli nagu rikkujad. Ja mul oli raske hinnata, vaata venda, tundus, et oli see mis auto tol oli. Tundus, et auto on lihtsalt nii hea. Ja parim auto ja siis tuli rahulikult läbi ja kontrollis, ei ole üldse, ei olnud nii lahe. Nüüd kui ta on see pensionär sõitja ja kus ta ei ole selgelt parimas autos ja ta ei ole selgelt kiirem mees tegelikult. Ja kurat see vend nagu, sa näed seda kavalust, tarkust ja see on nii äge. Et see on vaata, lõpuks see paha tihti juhtub, et sul need valameistrid, kui nad on lõpuks saatavad kõik meeldima, eks ta nii on, et lööb hakkas ka meeldima, kui jälle ta võib-olla ei võitnud kogu aeg või tegi pausi, et nii on, samamoodi F1-s Max Verstappen siiamaani ei taha näha teda, sest nii palju on saanud. Ma ta varsti vaata, on selline 10 aasta pärast on selline lembe mees sul. Just. Et igati nõus, Ogier on lahe, aga lase noortel poistel sõita. Kaua sa ikka käid, Paar korda aastas võiks. Kas noortel poistel, nagu sa mõtled, Takamoto Tatsutat, kes siis... Takamoto ei ole mingi noor mees enam, Ei, lähme siis järjest, et kui Ogier esimene, Formeo teine, täna 3, nemad mahuvad 7 sekundi sisse, siis selle ralli, ütleme, üks positiivne üllataja, ütleks ikkagi Sami Pajari. 4. koht, 17 sekundit. Seda me nõudsime tal teile. Me nõudsime ja näed, kui mees tuleb sõitma, siis sõidab küll. Temal, olgem ausad, oli, mida ma tiidan, oli küpsõit, et tema oli ka sellel nii-öelda nõdrameelsel katsel ütles, et lõpus ma ikkagi hoidsin tagasi, et selles mõttes, et ma ikka üle piiri ei läinud, et ma lõpuks tulin seifi peale ära. Ja olgem ausad, kui sa näed, sõidad selle katse läbi, näed, et tee ääres on igal pool sul rondid sõidetud Fordid või Hyundaid, siis et see on targa mehe tegutsemine, et see 4. koht tegelikult tipp-top. Jaa, absoluutselt ja vahed on väiksed. Ta ühel kiiruskatsel paurutas veel päeva algus, ma ütleks, et see oli äkki oli kohe esimesel või? Jah, seal oli 3. aed, et kohe hommikul tuli 3. aed, vaatasid, okei, siit hakkab tulema ja tegelikult ongi see, et kui näha, et sa selle punases sõitmisega ja sul ei ole midagi võita on tagasi võtnud ja see on täpselt see, mida on terve hooaeg tahtnud. Jaa, täpselt. Ja nüüd, kui ta läheb Kreekasse ja sõidab rahulikult nagu Penskar, siis me anname selle andeks, sest ta võttis ühe ralli, kus tal on kogemus all, tal on hea kogemus all, ta teab, kuidas seal kiiresti sõita, ta näitab, et ta sõidab kiiresti, siis fine. Võtta hoogu maha järgmisel, kui tahad. Aga peaasi, et nagu vahepeal sa näitad ikkagi mingitel sellistel rallidel, mis sulle tõesti sobivad oma kiirust. Müts maha täis, jaa, täiesti nõus. Lõpuks. Ja nagu ma ütlesin, et vahed on väiksed, 16,8 Ogierile kaotust. Poodium on 9,5 sekundi kaugusel. Et tema on ikka selge noorsõitja ja kui üks noorsõitja sellist sõitu teeb, siis seda tuleb ainult nagu kiita. Ja üks väga kummaline mees on ikkagi 5. kohal olev Rovanpera, miks ta on kummaline mees? Kui me võtame nüüd teised läbimised ainult, siis tegelikult ta oli näiteks seal 8 sekundit kiirem kui Fourmaux, teised läbimised, ja oli vist laias laastus sekundis Ogier. Et tal lõppkokkuvõttes on see 23 sekundit kaotust, aga kõik see tuli esimesel ringil. Teisel ringil ütles, ma sain seada paika, kuule, selle masini annab sõita küll, et flow on olemas, kõik on olemas. Et see esimese 3 ratse järel oli küll tunne, et pigem vend mõtles, et võiksin driftima ära minna, et milleks ma üldse siin Sardiinias olen, vihkjal seda rallit, kõik on halb, aga kuidagi sai midagi klappima, mis homse päeva arvestades. Me teame, mis kui Rovanpera läheb sellele missioonile, siis tegelikult see 22 sekundit liidrist või tänatust 15, kui ta on tõesti selle masinaga sõber, oletame, siis on ju tegelikult hästi. Me arvestades seda, et teine stardikoht ja 22 liidriga, 23, ei ole üldse palju. Jaa, selle pealt ma arvan, et homme võib juhtuda, et esimese katsega võetakse Pajari ära. Et kui ta suudab jätkata selle sama tempoga,
ütleme, see ärkamine, mis tal tuli, oli viimsel hetkel. Et kui oleks natuke hiljem tulnud, siis need vahed oleksid juba kärisenud. Aga praegu on ta küll tõesti nii kaugel, et ma julgeks öelda, et top 5 on võimelised rallit võitma. Okei, Bajari saame aru, et ta ei ole võimeline, on ju. Aga ütleme, top 5-st 4 meest on võimelised ikkagi täna nagu kindlalt ralli võidu peale jätkuvalt sõitma, sest vahed on nii väiksed. No jaa. Huvitav muidugi see, et see Rovanper ikkagi nagu see esimene pool päevast nagu kogu aeg ikkagi ütles, et noh, üldse ei ole minu ralli, et nagu... Aga see mul on üks asi on need seaded, aga äkki on asi rehvides. No seda, jaa. See mul on uus teooria. No, mul on Virgin teooria, et Evans hommikuti on halb, noh, mis on täitsa suvalt võetud asi. Kõik vennad tulid järjest, et hommikul oli kõigil all pehmed pigem on ju. Ja siis õhtul olid kõvad. Ja siis nagu, jah, idee-olud olid ka muutunud. Noh, tänak tuli näiteks, ütles nagu hoopis teine ralli ja hoopis teine auto. Et noh, ja Neville ja kõigi sõnum oli see, et me peame selle autoga sõitma, õppima ja harjuma uuesti nagu täiesti teine asi. Ja siis tuligi alla, wow, ma sain seaded paika, let's go, vaata. Et ma homme, mida ma jälgin, siin on see, et Rovanpera pehmetrehvid versus Rovanpera rõvatrehvid. Et äkki me on mingi tonts seal. Ja võib olla, et tegelikult ju Bajari ja Rovanpera jutt on ju tegelikult nüüd kõik need rallidelt, kus on selle Hankooki refiga sõidetud see aasta, et ta ei saa selle refiga autos seadistust paika. Et see käitub nagu piisavalt üllatavalt. Aga see võib täiesti vabalt olla, et ühe seguga on mingisugune tunnetus olemas, on mugav sõita, seaded klapivad, teisega tõesti võib-olla ei ole. Aga see on hea asi, mida tegelikult homme jälgida, et kas sellel on mingisugune loogika olemas või ei ole. Aga seda kuulsin ka Hankooki ässad seal ütlesid, et no näed, nüüd juba mehed oskavadki sõita me reffidega, et see oli hea kommentaar oli. Ja mis siis Evans tegi seda, mida esimesena sõites tõenäoliselt oli arvata. Ja, no teadsid see ralli, räägi veel funny või me võiks mõne anekdoodi rääkida. Ja, ma räägin, et nii näost ära ta ütles ka, et mis ta ütles, et tegelikult ei ole mitte midagi. Tegelikult vendi ei öelnud mitte midagi. Kuule isegi Bajari ütles rohkem seekord. See oli õudne. Minut 10. Ja selles mõttes on savi, et tal sealt ei saa tõusta ega landeda, aga tuli päeva läbi, mis on see suur võit talle. Ja tegelikult tänase seisuga on tal väga head punktid olemas, kui me mõtleme lihtsalt nagu tiitli peale sõitu, et selliselt rallilt ikkagi tuua punktid ära, tänase seisuga 6. koha punktid oleks, ma arvan, et enne starti, kui öeldakse, et võtad 6. koha punktid, oleks vastu võtnud. Noh, võimalik. Ei tea. Ma ütlen, see vahe vist ikkagi, see minut 10, päris on suur, et kui Rovanpera Evansi stardivahe ei olnud nii suur, et see vahe peaks olema peaaegu 50 sekundit. Ei, seda muidugi loomulikult. Ma lihtsalt mõtlen seda, et nagu teised pahmerisid ära ja positsiooni mõttes nagu no drama. Et tähtis on temal pikk pilt ainult praegult, et jumala eest ära arvu, et ma nüüd hakkasin Evansi sõitu siin praegu fännama. Aga üks mees, unustasin Kaspar Uusil küsida, tema võidusoosid ju eilne. Ja saad aru, ralli kõige aedlasem kurv. Ja suutis Katsuta ikkagi masina küljele keerata, mitte ratusele. Ja sai tulema, aga arusaadavalt sealt see rats pool minutit. Kas sa mäletad, et hooaegadel näiteks, mis ta olla võis 2021, 2022 oli see kõige stabiilsem võidusõitja üldse MM-karussellis. Kõik rallid lõpetas ta 6. No siis oli 6 autot ja tulid viimasena kohale. Laiast aastast. Ei olnud päris nii, ta ikkagi oli ülistabiilne, tal ei olnud vigasid. Ta võis küll olla natuke aeglasem võrreldes teistega. Oli aeglasem, aga ta alati oli auto kohal. Ja nüüd ei tule lihtsalt ja see auto lihtsalt ei tule lõpuni, et nagu see ma ei tea, mida see mees tegema peab, et nüüd juba julgeb nagu suuri summasid panustama hakata selle peale, et Katsuta ei lõpeta. Üks asi on see, et ta ei lõpeta, ikka juhtub, et halvad päevad ja asjad. Teine asi on ikka see, et edasi kiirus keeld üldse, et kohe algus peal oli asi kehv. Ennegi lähme ralli jatsuse tulemuste juurde. Ma võtan paar küsimust ka. Lihtsalt sellepärast, et Robert Virves, kuna teeme siin jatse ajal, pole veel finišis jõudnud. Siis näiteks Heiki veel küsib, et
sina tuli selline, no sina modernne mees. Et just, kes siis, sina siis või mina? Sina noore mees, mina olen juba teski all lähenev kiirelt. Pull on see, mul ei lähe see meest ära, et paar nädalt tagasi ütlesid, et mina olen keskealine. Oi, vahi mees solvus. Kuule, kas on teada, kas tiimidel sõitjatel on kasutusel tänapäeval juba AI lahendused või muud sarnased tööriistad, mis aitavad analüüsida katset? Et nii-öelda sõidavad jutumärkides video järgi katse läbi, et leida võimalik nii-öelda siis täpseid kiirusi. Mis on päris hea küsimus, et kas see videode läbitöötamine on puhas selline, et inimene või on seal ikkagi juba tehnoloogiat? Kui seda ei kasutata, on see ikka rumalus. Nii et ma julgeksin pakkuda ikkagi, et kasutatakse. See lihtsalt ju võtab ära nii räige inimtööjõu tunni mahu, et julgen öelda 99% kindlusega, et kasutatakse ja täpselt see, et analüüsitakse, söödetakse ette siis kogu näiteks WRC Live'i onboardid ja hinda ära selle katse kõikide võistlejate keskmised kiirused selles kurvis, järgmises kurvis, midagi ennast. Ilmselt see on kõik nagu tehnoloogiliselt võimalik, on ju. Et saada mingisugust datat kätte, noh, ma arvan, et seal on nagu veel väga palju asju, mida sellega saab teha. Aga mingid sellist lihtsat tööriist, et kui sina lähed, loll näide, sa lähed Oti Saaremaa rallile, saad aru küll, et kas siis nagu lihtsa inimese tööriista, et kui sina lähed, eks ole, siis sinusugusel väikse eelarvega mehel sinul on ikkagi puhas silm, oma silm ja oma pastakas. Või on ta sul midagi, mida saab kasutada? Mul ei hetkel ei ole, kuhu ma lähen, ma käisin jalgrattaga sõitmast ära. Said küsimusest aru küll. ja. Ei, no tegelikult ikka on, loomulikult on see võimalik, et kas või kogu, ma ei tea, lähen Saaremaa rallile, lasen siis kõik tulemused läbi ja töötatakse failid ette, mis katsetel on kõige suuremad katkestamisprotsendid ja siis juba saab nagu nii-öelda ise hakata juurde vaatama, mis need kõige sellisemad kohad on, mis eeldu ära teha, et legendis kindlasti peaks ära märkima, kus eeldu kõige rohkem katkestamis on. Ma arvan, et see on täna nagu igale ühele kättesaadav variant. Markol on hea küsimus, Marko alustab, siis tervist. Kiidan. Oled see nädal auhinnad annaks. Aga rallid, kus mehed möllavad põrgulikus kuumuses ning kaotavad päeva vältel tohutut energiat, siis kuidas on koordineeritud ja planeeritud toitumine? Kuivõrd erinev võib olla menüü võrreldes kui võrrelda talvist Rootsit näiteks Sardiiniaga. Et kui autode töövõimetusele pööratakse detailselt tähelepanu, siis kas meeste toitumine on väga täpselt ära planeeritud? No see on see legendaarne tänak ja banaan on see asi vist. Ja mingi spordijook on tal seal kõrval alati. Et kui alustame sealt algusest, et kui koordineeritud ja planeeritud see toitumine on? Kindlasti on, sest kui on pikk päev, siis on teada mingid kindlad hetked, kui sa saad nii-öelda korralikku soojatoitu, aga kõik, mis vahepealsed on, siis tuleb ikkagi läbi mõelda ja paika panna, mida kaasa võtta. Aga kui palju erineb, ma arvan, et ta nagu väga palju erine, aga võib-olla just selles vaates on mingi muutus, et mineraale tuleb tarbida, mingisuguseid soolasi nii-öelda tableti kujul näiteks kas või kaasa võtta, kui päris mingit soolast vett juua ei taha. Et see võiks küll olla, sest see vett läheb kehast lihtsalt nii palju välja ja teine asja mingid elektrolüüdid võib-olla joogi sees, et kui see nii räige veekaotus on, et siis mingid lihaskrampe ei tekiks lihtsalt. Kas sulle meeldis soolane vesi? Absoluutselt, ma armastan soolast. Võigas mees. Mina pean mulle ja vesi on soolane vesi maailmas, kes neid joob? Parim. Kuule, Värska ei ole sponsor meil või? Vaat kui on, siis ma hakkan Värskat kiitma, mitte varem. Ei ole, tegin nälja. Aga on seal vahet väga soe, väga külm ralli selles mõttes, mis see külmal rallil, talverallil, mis seal teistmoodi on? No kui sa lähed välja, siis külmas, tõenäoliselt ju on selline vähe soov ikkagi kaloreid rohkem tarbida, mingit toekamat toitu. Ma nii pats, ma igal ajal võimalikult vähe kaloreid. Aga selles mõttes igal juhul, et see suures kuumuses niikuinii sisse kehasse midagi ei lähe, et sa ei taha midagi, et siis eks see ülikerge söök saab olema mingi kala või midagi, mida on ülikerge seedida lihtsalt, et see vahe võib seal olla küll, et päris seapraadi tõenäoliselt ei pakuta servicepargis. Talverallil,
kurat, mina ei tea, ma arvan, et äkki ikka pakub. Palju seal üldse, ma näed mõelda, et seal väiksematel tiimidel võtab siis, et seal boksist tead süüa, kas seal on mingi valik ka või kuidas see üldse menüü seal välja näeb? Ma ei ole MM-rallit kunagi sõitnud nii-öelda väikses tiimis, et ma olen ikkagi M-spordi siis... Kuidas seal on? Kas seal on suur catering, et lähed valid, et ongi, et see kana või liha või see või on? Ikka täis uhke, see on nagu hotelli söögilaud ikka, et korralik buffet. Okay. Aga kui jälle ikkagi on kodune ralli näiteks mingid kohalikud meistrivõistlusega, siis on see nii, nagu sa ise selle ära korraldad seal, et heal juhul mehaanikud viitsivad käia kähku enne, kui sa servisesse saabud kaardilugega, et käivad toovad sulle vähemalt mingi purksigi. Kui Saaremaale lähed, siis mis su see masterplan on? Oletame, sa saad teada, et see rohkem ei saa võimalust, oletame, see on viimane ralli, siis mis sa võtad selleks viimase hoolduspausi söögiks? Väga hea küsimus, suurepärane küsimus. Võtaks sealt noore Villemi Snitsli kõrvalt ja ühe alkoholivaba õlle. Mis on nagu, kas see M-spordi näitab see, et kas seal on mingi, on see toit ja maits? Absoluutselt, saad aru, see on... Ma ei tea, kas asi on sellest, et sa nälgas kogu aeg seal, pikad päevad, aga no kurat, saad aru, üks asi, mida nagu ralli ajal ootad, et saaks servisparki sööma. Ja reaalselt, no väga head toidud, tõsiselt. Neil on ju köök on omal koha peal ja möllavad, et see on tõsiselt väga head, et magustoidud, alati on vähemalt üks valik magustoitu, kui mitte kaks, on ju. Ei, valikut on. Ja palju sa õhtul sööd? Kas see õhtul on pigem on see, et kalorid on nii retsit ära, et tuleb see karmsööt või pigem on see, et ma pean madama ja välja puhtama ja et energia läheb seedimisele? Kahjuks pigem kipub olema see, et nagu tõmbad järgi ikkagi, sest õhtu vaata ei lõppe. Et õhtu ikkagi läheb edasi veel videote vaatamisega ja et tahaks ikka nagu kaloritega nagu nullis olla, et mitte nagu räiget miinust oleks, sest muidu nagu hommikul on jube vässis alla ka. Ja hommikul on hotellist omlett sisse kaasa või üldse jõua paned kohvi? Hommikul on samamoodi M-spordi telgist pudrud, munad, peekan. Kurat, sa oled selle nii suureks rääkinud, selle M-spordi telgi, et kui ma tahaks ka toitu proovida. Ma pean Rally Estonia peaksin perse M-sport korda. Aga ma toon sulle kõrvale kohe näite. Sõitsin Sainteloki Citroeni Rally 2 autoga, siis... Ainult konnad hoivad. Saad aru, ma lihtsalt hommikul toodi lihtsalt kuradi saiapäts ette. Mitte midagi muud. Croissandid, ja siis nagu mõtled, et äkki saaks nagu sinna croissandi vahele ka midagi. Pole. Lihtsalt mälu tõmba seda saia ja siis peale sai siis espressot, mis tõmbab põhja alt ära, et see oli omamoodi kogemus ka. No võt, selline mõnus vaadega maailma sinna toidumaailma. Ma rohkem ei võtagi. Ma ei viitsi ka. Oota, ma ikkagi veel kolmas asi ka. Kiitsin M-sporti, ma pean kiitma Redkerit ka ikka nagu, see on tasemel toitustus. Seal on Eesti toit kama. Saab Eesti toitu seal, kui ikka praekartulit tehakse, siis see on maailma parim praekartul. No võt, ja ega ma rohkem ei olegi. Mul Priit nahutas mind blogi asjas, ma see blogi asja räägin kunagi teine kord, et võtku rahulikult ära. Ja... Edas midagi, me saame võtta Rotru Rally 2, me saame Rotru võtta selle halbade uudistega, sest Roomet Jürgenson raatas viimasel katsel ligi 2 minutit. Reffe. Ma ei tea. Tõenäoliselt on ref, mis ta muu olla saab, et oli tegelikult peale 5. oli ta 6. kohal suur kiidulaul, mida me tahtsime teha. Aga võta näpust. Loodame, et oli rehvas, siis on hästi. Siis ei ole vähem, loodame, et ei olnud mingi oma aps, mida mööda tahtsin, et selles mõttes siis on juba pool võitu. Virvesest nii palju räägiks. Teeme Jürgenson. Jürgenson oli jah. Tema kiirus. Jumalast tipp-topp. Selles mõttes ta... Üllatav. See oli lausa üllatav. Ta oli kiirem kui Virves. Ma ütlen, Roomet Jürgenson... Mina võin siin lahmida, mina ütlen, mul ikka väga suur usk tuli sellesse mehesse taas, selles mõttes, et kui eelmised rallid olid õppimised, siis siin oli see vajutamisralli ja näed, oligi Kajetanovic Virves olid selja taga. No eelkõige ütleme Robiga võrreldes ma kardan, et seal on lihtsalt praegu see, et see auto on 100% eesmärgiga lõpuni tuua, sest see ei ole, ma arvan, Roberti päris kiirus. Aga Jürgensoni kiirus
võrreldes kõikide teistega, no tõeliselt hea. Arvata oli jälle, et see sardiini on see, mis eestlasele sobib, on ju. Mingil põhjusel ikkagi kõikidele eestlastele see sardiini sobib. Aga et tegelikult selle Fordiga sellist tempot teha ja tee peal püsida, ma eeldan, et 6. katse ka ikkagi püsis teel. Lihtsalt mõni kivi oli. Et väga suur areng on tehtud ära. Ehk siis ralli jaoks loeme siis Totru, mina võtan kõik need kelle jaoks selle punktiralli ka sisse. Põhjus lihtne, pärast kui Virves juhiks seda ja see poleks tema punktirallis, me oleks näpud püsti. Ja me ei saa teha niimoodi, et kui nüüd teine mees juhib, kellel ei ole punktiralli, siis vaikime ta maha. Et selles mõttes olgem ausad, et kui eestlasel ei oleks punktiralli ja ta oleks hästi, siis me ikkagi oleks üli tiltis siin lausa ütleks, siis vanarooli 90-ndate slängi. Või on see noorem släng, tiltis olema. See on ikka, ma arvan, väga värske släng. No siis, okei, igatahes esikohal siis Ruulus Mordori sõit ja teine Lindholm, 3. Rossell, kel vist ei ole seda aega vist tagasi antud. Ja 4. Ma tahan 2 meest rääkida. Reasin Lindholm, Rossell, Las-Sollan, siis tahab tuleb Prokop. Kus see meest oli? Ta oli ju poole päeva peal, ta oli 3. Ma mõtlesin, see võib-olla paneb kinni ära. Vana meistrid on kõvad. Vaata tänase saate pealkiri, vana meistrid on kõvad. Aga see ongi tegelikult ju kogemus, see on, vahet ei ole, et Prokop pole mingi kõva sõidumees, aga see on kogemus. See on, tead mis kogemus? See on Dakari kogemus siin. Jah. Ja teine mees, kellest tahaks rääkida, on Solberg ja lihtsalt sellepärast, et ma ei saa nendest toijutate vastupidamisest aru. No põhimõtteliselt see mees sõitas vastu seina. Ja see oli ebareaalne. Vend pai vastu seina, ta auto hoigas selgel läbi, auto ees täiesti sodi, tarurda välja ja siis hakkan siin kütma peadi nagu tippaidu. Täiesti ulme, kuidas, mis? Ma ei tea, mis auto see Toyota on, aga nad millegiga on hästi hakkama saanud. Vana Niiva vaib on vaata juures. Ütleme, õnnelik õnnetus oli, see oli jälle see madal kiviaeg ja joppas kuidagi, et ta sinna esipantseriga sinna kiviaia peale tõenäoliselt läks, et radikaid teid terveks, aga see on tõesti, see oli, ma olin mitte isegi 99% kindel, 100% kindel, et see auto sinna jääb. Ja tuli, hakkas edasi, et polnud hädagi midagi. Rattad sirged, kõik sirge, radikad terved. Viskas sellest tange minema. Mul on ausalt see Ratsuta ka samamoodi tegelikult, sa vaatad seda autot. Ma ütlen, et seal, kui sa paned ikkagi selle jaarisega, mis sõidad vastu kivi seina, siis põhimõtteliselt sul ratestad seljavalu pärast, mitte sellepärast auto ei liigu. Jaa, aga Solbergi puhul on ikkagi huvitav see, et tegelikult see tempo ei olnud nagu kogu päeva mõistes selline, nagu oleks arvanud. Oleks arvanud, et tema on see mees, kes hakkab siin juhatama ja juhatab niimoodi, et ralli lõpuks juhatab minutiga. Tead, mis siin see märksõna on? Ma arvan, siin on küll see märksõna, et pole punktiralli. Siin sa õpid. Et siin on, et siin vist on see, et ei ole vaja seda esikohta. Et need katsed, mis, aga tegelikult vaatad, ongi 5. katse ja SS2 esimesel ringil oligi see off tal, eks. Et võtad selle 5. katse, mis ongi, kus lähevad, maksavad oskused ja katsevõit. Et tegelikult jah, sul on ilmselt õigus ja tegelikult 6. kiiruskatse ka katsevõit, et kaotus 46,5 sekundit liidrile ja sinna offi läkski ju umbes sama hulk sekundeid. Igas Virves 8 minut 15 ja Jürgenson 13.2.34. No Virvesel pool minutit, ütleme, meie eesmärk oli sinna 5. kohale tulla, aga vaadates, kuidas siin läks isand Korhonenil ja kuidas siin üldse neid ees pudenenud on, siis võib-olla see tark sõit ei ole üldse paha mõte. Lihtsalt see avapäev, see teine katse oli täiesti psüh, see 3. katse oli 30 kilomeetrit ikka. Ma arvan, nende ralli kats masinat ajad ikka täiesti pöörane. Et ma ütleme nii, et kui eile ma veel ütlesin, et tahaks kiiruse poolest näha top 5 aegu, siis ma tänaseid olusid nähes ja vaata, kus need esimese mehed seal tulevad. Tahaks öelda, et äkki oli tark sõit. Ma arvan seda sama, et siin oli selgelt tark sõit ja eesmärgiga auto lõpuni tuua, et Robert ei oleks puhta kiirusega sõitnud Rometiga ühtesid aegasid ja olnud isegi pooltel katsetel vist aeglasem. Et see, kui ma vaatan praegu WRC2 siis nüüd, kes punktidele sõidavad, et tema eesmärk on praegu punktidele sõita, ehk siis sõita WRC2 top 3, ta on hetkel siis 20, suurusjärk 29-30 sekundit maas.
et ei ole maailma lõpp veel. Tal on siit nagu kerkimisruumi küll ka, et Tanovic 7,4, no siis Joona on 21, on ju. Et ta, ma arvan, eesme sama tempoga, võib-olla gramm vaja juurde panna. Nüüd on päev sõidetud. Siis ikkagi see 4. täitsa, ma võib isegi nagu tehtav olla. Ma võtan siis nüüd WRC 2 punktide mõttes. Ja see ma ütlesin, et täna tahaks väga kiire saate teha, sest mul on kiire ja 56 minutit on juba täis. Homme 121 kilomeetrit katse tehtud sama nagu täna. Eks me näeme siis homme, mis saab. Et, täna pole aega, homme näeme. Jah, ei, siin võib mis siis homme peamine asi on, et peasid ära ei pudeneks nii palju, et sealt need M-spordid, ma ütlen, täiesti savi, et seal vahet pole, kuidas nad pusserdavad, homme saavadki kõik koos alustavad superrallisüsteemid ja saavad võrrelda. Peasid, et siin väga suurt kadudeks lähed, see, et esimesed 5 on 23 sekundises, äge. Peaasi, et ei oleks sealt tutub 2 tükki välja ja lõpuks on, et seal mingid tiimikaaslased järjest kellengiga võidu ei sõida, et väike oht on, et läheb lõpuks. See oht on homme olemas, et mingi kulgemine saab olema, aga vaatame. Loodame parimat. Igal juhul oli rajupäev ja homme tahaks sama rajupäevaga ilma katkestamisteta. Tahaks sõidupäeva siis, raju sõidupäeva. Ja homme siis mul on vähem kiire ja sul ka, et siis me saame teha 1,5 tunni saate lõpuks ometi. Aga me oleme alati tahtnud 2 tunnine saade lihtsalt. Kurat, siis me peame diivani ka tooma. Jah, aga see oli seekordne saade ja kuulmiseni. Homseni. Ikka grill, ikka hea hind. Ikka grill, ikka hea hind. Kõik, mis vaja grilli peale või grilli kõrvale. Ikka Maximast. 6. käik.